Tere taas, head saatekuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 65 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega nii, et täna sellised küsimused. Ja alustaks siinkohal siis vaataja küsimustega. Jüri Uloots. Inimesed ei oska küsida, selleks, et küsida, peab ka midagi teadma. Tõnu Kalvet. Küsimus tehnokraadi tegijaile. Miks levitab Andres Saukas vananenud andmeid? Seni on Andres korduvalt väitnud, et Saksamaal olevat ainult 3 sellist tuumajaama, mille tehniline seisund lubaks nad taaskäivitada lühikese aja jooksul. Samas teatas tuumaenergeetika-alane internetiväljaanne World Nuclear News päris hiljuti, et selliseid tuumajaamu on Saksamaal koguni 14. Uudise asukoht. Selle ma panen lingina siia alla. Ja siis tuli 3. küsimus. Kellele on niisiis kasulik levitada vananenud andmeid? Või on Andrese andmed siiski täpsemad kui World Nuclear Newsi omad? Siis tuli 4. küsimus. Rahvale võiks selgitada, milline vahe on tuumapommi ja aatomi elektrijaama plahvatusel. Selles valdkonnas on palju väärettekujutlusi. Seega palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust, nagu ma alati soovin. Hakkame siis alateadvust, teadvust ja üliteadvust lahti pakkima ja kohe tänud vastajatele ja küsijatele. See näitab, et mõni inimene tahab veel nagu mõistusega edasi minna. AI muidugi vastab ka igasugustest variantidest, aga nemad on, ütlen ära nagu pedagoogina ära, nemad on asjalikud ja huvitundjad õpilased. Ja soovitus ka perekonnale, kui väike laps tuleb, küsib midagi, ärge lükake teda minema, ta teist korda enam ei küsi seda küsimust. Ta läheb õue pealt või kusagilt küsima ja sealt ta saab hoopis teise vastuse. Nii et arvestage, kui tahate omale korralikku perekonda või jätkulüli saada looduses ära, nagu on puul on juur, tüvi ja taim, siis peate niimoodi tegema. Tänud teile. Esimene Jüri Uluts ütles, et inimesed ei oska küsida, selleks, et küsida peab ka midagi teadma. Vot see ongi selle samane vastus. Ja tubli Jüri Uluts, vajalik tähelepanek inimestele, sellele ma ütlesin ära teile, sest vaadake, inimesed ja lapsed peame õppima loodusseadustega elama, loomad elavad ja nemad vestlevad ja küsivad ka omavahel, aga mis neil on põhiline, nad ei oska valetada ja kui nad valetavad, siis see valet vorst süüakse ära suurema poisi juures, suurem loom või suurem loodusseadus. Nii, Tõnu Kalvet siin kirjutab ja küsib ilusti mitmed küsimused, väga tubli, ta on uuriv ajakirjanik, jälle müts maha, oleks meil massimeedia ajakirjanikke, siin meil saates on ka, Maarja on ka tubli ajakirjanik ja Tõnu ja kõik, kes siin tegelevad, ütleme ära, nemad tahavad fakti põhiliselt teada. Ja siin küsimus oligi, lihtsalt väga hästi on öeldud, miks levitab Andres vananenud andmeid. Ja näete, täna ja ma panin kokku nende küsimuste najal siis tänase ja järgmise saatega tuumateemaliselt, saame ka tuumateemadest rohkem teada siit kaudu, kes viitsib vaadata, aga sundida ei saa kedagi, nagu öeldakse.
vanusõnu on igasugused, ega lombakat või jalutut ei saa kõndima sundida, sest tal ei ole neid ja küürakat ei saa ka kuidagi küürust ära eemaldada. Ja tal on väga õige väljavaade, miks ma olen 3-st rääkinud, ma tean, neil oli, mäletate, ma olen rääkinud ka, et neil oli 33 tuumajaama, nad olid teisel kohal Euroopas, aga pandi kõik hooga Angela Merkeli juhtimisel ja rohepöördega kinni robinal kõik, nii et midagi haige on. Ja miks 3 ja 14, need ongi need tuumateadlased, kes Saksamaal on, nad ei tahaks ära minna töölt, sest võtame siin Paks, on see Ungari oma, seal on terved alevikud, tööstuslinnad, on ka tuumaalevid, mäletate, Tšernobõl, terve linnakud. Ja vot siin ongi teadlased nüüd kokku teinud ja kui mida suurema numbri ütled, 14 ja nii edasi, tahaks siis esimese 3-ga tööle. See ongi see põhimõte, et teadlased tahavad minna vabank, nagu börsil me tahame ikka suuremat summat maksta oma taskust ja ega need, kes need börsi hindasid teevad, ega nemad ei taha nii suurt summat. Nemad on ju niimoodi, nad tahaks natukene saada, aga meie ise tahame börsil rohkem maksta ja kes meil saab keelata seda või on teil hoopis vastupidine mõte minu mõttele. Ja selle mõtlemiseks, et te hakkaks ka tagurpidi mõtlema, mõelge, kas need Hormuzi väina tankerid seisavad seal niisama jõude, võib-olla järsku makstakse neile seismise eest mingid summad ja hea meelega nad seisavad. Need on ka selline variant olemas, kui tahate mõelda. Mina ei tea fakte nende kohta ja seda ma tean, et nad seal madistavad ja teevad ja nii edasi, aga ma tahaks näha neid statistikat, aga kõik see Eurostati andmed ja kõik need on kinni, need läksid 22. aastal lukku, plärtsti. Nii, ja ütleme, kui 3 saaks käima, siis sobib ilusti. Ja nii nagu siin Tõnu veel teise küsimuse pani või juurde, et on ka täpsemad andmed, no andmed ei ole need. See ongi, et mida nüüd teadlased ise välja pakkusid, 14 ja tasub nende peale uskuda. Alustavad 3-st esimesest, saavad toodangud seal, kas nad saavad 14 nüüd tööle, võib-olla on vaja seadmeid, kraane, värke vahetada nii ruttu, kui õnnestub ja nii edasi. Tubli, ütlen Tõnu, selle peale on midagi öelda. Ja järgmine siis need küsimus oli, siin on niisugune huvitav inimese perekonna nimi on, mul ta on ka siin ees, Free Ukraina. Kumb see nüüd on eesnimi või teine nimi, ma ei oska seda öelda, mis see on, võib-olla on ta AI hoopis, aga kuna ma ise ka vahepeal vestlen AI-ga, proovin teda lollitada ja siin hiljuti panin ka, et võtsin lahti, ma olen nüüd akna peal 3. korruselt, hüppan alla AI, mis teha, ta hakkas mind kohe õpetama, et ära ikka hüppa ja siis ma ütlesin, et aga ma peaks nagu hüppama, et kõrini on sellest elu. Ei, ta korralikult ikka võttis maandamise ära ja siis ma ütlesin, kui ma ühe pitsi viina võtan, kas see aitab, ta ütles, ühe pitsi võite võtta, ära rohkem võtta. Kui võtate rohkem, siis hüppate alla. No selline see värk on. Ega ta räägib ka õiget juttu ära, nii nagu Eestis on, võta pits ja pea aru ja ta õieti oli. Ja tema nüüd see Free Ukraina, las ta ise mõtleb, tore oleks, saaks teada ka, mis ta nimi on, ta võiks salaja kirjutada siin meie aadressi peal, siis saaks öelda, ega me välja ei ütle, me võiksime kogu aeg alla. Aga küsimus on hea küll, et rahvale võiks selgitada, milline vahe on tuumapommi ja aatomielektrijaama plahvatusel. Ja selles valdkonnas on palju väärt ettekujutus. Kõige lihtsam selgitus on, võtame klaas õlut endale ette ja klaas piiritust. Ja joome nüüd ära. Kumb läheb paremini alla? Ja kas üldse klaaspiiritust läheb ilma kõri ja kõik keelt ära põletamata alla? Kõvemad mehed võtavad väikse pitsi, joovad kõvasti vett peale ja siis näitavad, et need on kõvad paisid.
aga lihtsam on vaja valada see 90-kraadine veega pooleks ja võtta pitsiga rahulikult ja hammustada seda või seda sidrunikoort peale. Sidrun kohe võtab selle happerünnaku paremini vastu. No see oleks lihtne, sest ühel on 4,7 kraadi, teisel on 90 kraadi. Aga tuumkütus, see lähme siis selle peale ära. Kõige lihtsam on selline vastuse, panin teile kokku võib-olla. Tuumakütuse ja tuumapommi peamine erinevus seisneb reaktsiooni kiiruses, toimeainete kontsentratsioonis, ma ütlesin see just see tihedus ja energia vabastamise eesmärgiks. Nii et üks on rahuotstarbeline, teine on siis sõjaline. Ja tuumakütus, me võtame siis eesmärk on toodab elektrienergia saamiseks soojust. No sellest lükkab soojuse, kenekas lükkab need generaatorid käima ja elektriomad ja särts tuleb. Ja reaktsioon on aeglane, kontrollitud ja pideva ahelreaktsioon tuumareaktoris, mida saab kontrollida, välja lülitada. Näete, kui palju seal Euroopas praegu seisavad momendil. Need on süsinike või varrastega hoitakse nullis, lülitatakse välja, hoitakse ainult, et ta ise ei ole, aga toodangut ta ei too. Ja koostis on, näete, tuumakütusel, jätke see meelde, kirjutage ära, uraan U235 ja tema on 3–5%, rohkem üle ei tohi minna. Kui on üle oli, siin oli pahandus, juhtus ka aastakümneid tagasi ka selles Zaporožje tuumajaamas, kui see Ukraina läks Euroopa poole nagu üle Ameerika poole, siis Westinghousenil telliti pelleteid need kütust, aga need olid rohkema protsendiga ja pandi samaste varrastesse Vene pelli omasse ja need hakkasid alt lahti sulama. Ja siis tuli välja lülitada ja siis mindi jälle õige kütuse peale tagasi. Ja ohjamine on, et neutronid, see reguleerivad hulka, välditakse üle kuumenemist. Aga tuumapomm, mis te saite teada, oli ju, teeb sõjalisel otstarvel tohutu hävingu. Nii et kui üks tuumapommi nüüd käima paneb, siin igasugused jutud, need väiksed ja mingid lokaalsed või midagi ära, kiirgusfoon lööb üle. Ja tuleb vastu plärakas, vastu löök, ütleme, võimsamt ja või hullem veel. Ja teine asi, ei maksa nende tuuma asjadega üldse inimesed massimeediast niimoodi väga pabistada. Kuna on vanad tuumapommid, siis ma ütlen, et võib-olla nad ei käivitugi. Nad on poolroostes ja nii edasi, nende see, ütleme, ahelreaksi tekitajad ei lähe käima ja nad kukuvad potsul õunakaevusi ja maha ja pärast kõik piiravad, kõnnivad temaga ringi. Ta millegi pärast ei plahvatanud, aga ta on kõva tuumapomme ja nii edasi, nii edasi. Nii et see on selline hirmufaktor sees, unustage ära ja teine, mis on 60-ndatel, kui oli see mis ta oli, Sigade lahe kriis, mäletate küll Sigade lahkus on, mitte Sigade revolutsioon, mis siin meil Eestis tehti, vaid Sigade lahk Kuubas oli. Ja seal tehti ka 2 päeva, nad ründasid, olid asjad paigas ja sealt oli siis see Kennedy ja Khrushcheviga lepiti kokku ja peale seda maailma rahu ja kõik tuumaasjad lähevadki selle Nuclear News selle veebi peale, mida hakkame nüüd vaatama täpsemalt. Vot see on hea, kui inimene niimoodi küsis. Ja koostis on need rikastatud, ta on vaja 85–90% ajada see uraan U235, seda tuleb kõvasti keeta. Ja tema seda tihedust ja tugevust tõsta. Ja vot siin ongi Iraanile aetakse süüks, et ta on juba jõudnud sinna kanti. Tegelikult mida ma ei usu, sellepärast on mõttetu asi tekitada ära, sellepärast ta võib olla, sa võid näidata, seal on, keegi ei tea. No muidugi teine on see plutoonium. Ja ohjata teda enam ei ole. Kui paneb paugu ära Hiroshimale, Nagasakile, kui te mäletate,
mis sealt järgi jäi, polegi midagi, see on plahvatuslik mahtahtu jõud. Nii et selle kohta panime nüüd punkti peale, küsige edasi, tublid oled. Aitäh sulle, Andres. No minu mõte on sellest, et kus inimesed nüüd siukse arvamuse või siukse võltsarusaama on võtnud, ongi tegelikult on massimeedia ja filmindus. Ehk siis ja multifilmides nüüd siis tegelikult, kui näidatakse näiteks tuumajaama plahvatust, siis näitlikult joonistatakse seal nagu välja see tuumaseen, ehk siis vaataja saaks aru, et tegu on tuumajaamaga, et seal on siis nii-öelda radioaktiivsed protsessid. Aga see on näitlikult, aga inimesed, kui vaatavad seda multifilmi, siis nad toovad selle multifilmi nii-öelda päris ellu ja nad arvavadki, et peale tuumajaama plahvatust tekibki seen, tegelikult ei teki. Ja tegelikult on ju, kui mäletate veel filme 80-ndatelt ja 90-ndate algusest, kui nii-öelda action filmides autod tegid avarii, kukkusid kaljust alla ja alati plahvatasid. Täpselt sama fenomen on ka selle tuumajaama teemaga. Et tegelikult me ju teame, et autod ei plahvata, aga action filmides alati plahvatasid. Ja ma mäletan veel seda lapsena poistega ka arutasin, ei tea, kas need autod ikka plahvatavad, kui nad avarii teevad. Et nii ta on, et ütleme, filmindus teeb kõvat tööd inimeste ajupesuga. Ja nii ta on. Aga siinkohal lähme küsimustega edasi. Et kust leida tuumajaamade kohta infot ja kuidas sellele leheküljel töötada? Mis on uut tuumaenergia keskkonnas? Mis on uut tuumaenergias? Mis on uut tuumaregulatsioonis ja ehituses? Palun, Andres. Hakkame siis lehitama kohe, mis me siin on. See on väga oluline, et selle, kui hakkate või iga päev teda ka vaatama, nii nagu ERR-i või Delfiti vaadate, nad kogu aeg uuendavad ja uued maailma tuumauudised on sees. Need on kontrollitud, kus meil see Krossi asub, see assotsiatsiooni mees ja mis Eestis tehakse ja mis Soomes tehakse. Nii et avame kohe ära, sellepärast vaatame, kuidas ja kus teda leida. Nii, nüüd näete, tuli pilk ette ja üleval on sinises kirjas, näete, World Nuclear News.org tuleb lahti, aga lööte üles, näed, ma näitan ära, VNN, V ja oletigi koduleheküljel. Siin on teil näha kodulehekülg ilusti, et on home ja ta tuleb inglise keeles, aga ärge pabistage. Eesti keelde saate ümber tõlkida ja lähevad kõik ära ja võtame siis kõikidest, näete siit pealkirjade punktid läbi ja selle saame, ma tegin nad ära, saame kahe saate jagu materjali, et teil ei oleks ära, et te teate, et järgmist on ka tuuma oma, kes ei huvita, aga lõpus on ta ikka Eestis ja Gröönimaal, mis tuumajaamadega tehakse ja kõik, mis toimub, siin on kõik olemas. Ja näete, see on esimene peapilt. Ja lähme kohe siis selle järgmise küsimuse juurde. Mis on uut tuumaenergia keskkonnas? Näete, see on see järgmine. Võtame siit Exceli moodi nagu New Nuclear ja nii edasi ja tuleme eestikeelsega edasi. Nii, palun, olemegi energia ja keskkonnas, mis on uus. Ja näete, kirjutab värske lugu siin 13 juuli, siin on need 2 Budapest kaugkütte torustiku teostustasuvusuuring, Budapesti avalike teenuste AS ja Budapesti Tehnika-Majandusülikool koostavad ühiselt uuringu Paksi tuumaelektrijaamast Ungari pealinna suunduva kaugkütte torustiku teostavuse kohta.
näete, et hakkaks see tuumajaam ka Budapesti linna inimestele sooja andma keskküttena, näe. Siin on olemas, meil oli varem see Narva elektrijaam, oma küttega küttis Narva linna elanikke, aga siis lõigati torud ära, et liiga kaugele tuleb pumbata, aga kui on need torud korralikult isoleeritud, siis on ta korralik. Vaatame, kas need Budapesti Ungari poisid teevad midagi lollust või on neil ka midagi sellist, mis Narvast ära lõhub. Ja näete, on ikka pikkust küll või ei ole, ise mõelda. Budapesti suunduv torujuhe oleks umbes 125 kilomeetrit pikk. Võtame nüüd Tallinnast siia Haapsalu on 95 kilomeetrit ja Tallinna hakkaks seda Haapsalu linna soendama, kütma keskkütet. Vaadake, ning CBKM BMW ütlevad, et esialgsete hinnangute kohaselt võiks see asendada kuni 300 miljonit kuupmeetrit maagaasi importi. Vaadake, palju meil need katlamajad kulutavad ja kasutavad. Seda räägi keegi, aga ma arvan, et neil on suured numbrid. Ja näete, et torujuhe võiks kulgeda mööda Toona jõge. Kaldal läheb, võib ta vette panna, kui te teate, et Toona on peaaegu kuival praegult ja küll need kuivad perioodid jätkuvad siin, kui see sõda ja need suured põletamised ära ei lõppe, siis on iga aasta või üle aasta oodata ikka neid kuivi perioode. Enamiku elektrijaamu toodab tootmise ajal liigset soojust, mistõttu mõnel on jahutustornid. Ning tuumaelektrijaamade kaugküttesüsteemide kohta on mitmeid näiteid. Samuti on kasvav huvi selle süsiniku vabasoojusallika kasutamist vastu uute kaugsüsteemide jaoks. Näete, siin on, ütleb ära, jahutustornidega pead jahutama, aga kui sul on see süsteem töötab näiteks kaugküttega, tagasi tuleb ju külmvesi keskküttesüsteemist jahedam ja ta jahutab ka juba kohe seda süsteemi. Sa saad suure registri, nagu autoradikas on ju ees, tal on torustik seal sees, tuul puhub vastu, kui sõidate tal seal õues ja ta jahutab juba ise. Nii, näete, siin on nüüd paksipoisid on sellise variandiga ja see on nukleaarist võetud sellest ära. Ja näete, Paksi tehas asub 100 kilomeetrit Budapestist lõunas, koosneb praegu 4 Venemaal tarnitud VVR, mis see VVR tähendab, selle tõlgime ära, see on vene keelest võetud, vada elektroreaktor, noh, nii ta on. 440 tähendab on võimsus nendes kidades. Surve-veereaktorist, mis käivitati aastatel 1982 kuni 87. 2014. aasta alguses allkirjastati valitsuste vaheline leping, mille kohaselt Venemaa ettevõtted ja nende rahvusvahelised alltöövõtjad, näete, rahvusvahelised alltöövõtjad on Vene ettevõte, ta on nimega Rosatom, aga ta teeb kõigiga tööd, need inimesed, mõelge vahemarkusena, praegult hiljuti kas lendas või lendab ukrainlane, venelane NASA-sse, sinna rahvusvahelisele kosmosejaama, 4. grupp, 2 ameeriklast ka, nad mahuvad kõrvuti istuma, kõrvuti teevad tööd, valdavad seal keemi ja ma usun, et seal pantvange ei ole. Ja sama on tuumasüsteemiga energeetikas, kus on asjad nii paigas, et see kütuse vahetus toimub ilma mingisuguste sanktsioonideta ja millegita.
sest kõik on läbi mõeldud suurfirmadel, et kui ühel tuumajaamal ikka kütus otsa lõpeb või midagi, siis pahandused ja tema üleval hoidmine ja elektrit enam ei saa, tasu ei saa, siis see hakkab radioaktiivsust ja sellist asja panema. Nii et mõelge, et energeetika on ka selline tehnokraatia pool, lollustega võime niisama tegeleda siin. Ja sama võite mõelda COVID-19, miks seda üldse ei räägita, et võiks ju iga 4 korda aastas või 6 korda või 12 teha COVID-i süste või nii edasi. Tähendab, on nähtud, et inimesed on nagu aru saanud, et seda nagu ei ole vaja, aga seda sooja talvel ikka on vaja, vilke peaaegu või paljud räägivad siin vatnikutest, aga ma olen Vene-Siberis käinud ja paljud, kes on seal Vene vangilaagrites ka olnud, et vatijope, see on väga hea. Ta ei lase väljapoole, ei lase sissepoole ja ega siis need laagrid ei köötud. Ja kui tahate teada ka need tumedad värvid, mis seal, miks naised purkadega käivad seal soojas kõrbekliimas, seal on kahekihiline, et ta ei higistaks nii palju ja päike ei põletaks nii palju, nad kannatavad välja. See riietusviisid on vajalikud, aga sellest ma aru ei saa, et naised käivad meil siin ka juba spaades või ujulates seelikutes. On sedasi, miks nad ei või käia selles ujumistrikoos ja nii edasi, vot seda ma ei saa aru, sest seda riidematerjali on rohkem peal, on ta puhas või must, see ei ole oluline, aga kuidagi nad näevad niimoodi imelikud välja, sest nii, ta ei ole kohe veel ilusti see kleip või seal ümber, ta on letakil nagu imelik on, aga trikoos on pingul, tõmbab naisel kõik asjad väljakule näha, mida mehed tahavad vaadata ja vot selline on minu lihtne tehnokraadi arvamus. Ja näete, lähme siis edasi, see oli selline vahepõige, mis võib-olla äratab teid ka mõtlema, sest need on minul iga päev peaaegu vaatan ja ootan, et mõni tuleb ja näed, Tõnu Kalvet jõudiski märgata ja väga hea asi. Nii, ja näete, nüüd ehitatakse 2 rahvusvahelised ettevõtted, teevad 2 VVR 1200 reaktorit, tuntud kui PAX-2 ja Venemaa riigilaenu kuni 10 miljardit eurot projekti 80% rahastamiseks. Nüüd Venemaa andis riigilaenu ka ja pikkamööda ta saab tagasi, aga meie anname praegult laenu nendele, ma ei tea kellele, aga me tagasi saame. Kunagi me andsime ju, mäletate, siin aastakümned Kreekale andsime laenu. Kas me oleme sealt tagasi saanud või on unustatud, kustutatud selle pikaajalise tõttu, nii nagu paljud kuriteod kustutatakse, ma ei saa aru, et see on, kui minule annan ikka kellelegi laenu, siis ma ikka tahaks tagasi saada või kuidas see käib, ma ei tea. Ja näete, ehitusloa taotlus esitati 2020. aasta juulis, litsents väljastati 2022. aasta augustis ja 2022. aasta veebruaris, mäletad, hakkas möllu pihta, aga asi toimub tuumajaamades. Ja ehituse ajakava lepiti kokku 2023. aastal. Eesmärgiga ühendada uued seadmed elektrivõrku 2030. aasta alguses. Paksi 5 üksuse vundamendi esimene betoon valati veebruaris. Näete, siin oli see esimene punkt, siis kuidas ikka päris pikk, üle 100 kilomeetri sooja trassi Budapesti tuleb sealt ja inimesed saavad sooja ja tuumajaam saab jahutusvett. Nii, järgmine punkt, näed, uus tuumaenergia, mida teine küsimus või kolmas küsimus, mis on uut tuumaenergias, näete, siin on. Ja võtame lihtsalt lahti, näete, kohe siin kuupäev on all. Lufen
2 maamärgilise mooduli paigaldus. Hiina General Nuclear teatas, et Chao 1 supermoodul on paigaldatud Hiina Guangdongi provintsis asuva Lufengengi tuumaelektrijaama teisele plokile. Ja vaatame, mis see on. Lühidalt näete KAP 1000 reaktori disain ja vaadake nüüd punaseks panin. Need Westinghouse'i AP 1000 Hiina versioon. Näete, nad on kõik sarnased poisid, nii et vahetame sinna, teeme oma versiooni, kopeerime maha, lennukid müüakse, Kalasnikovi automaati müüakse edasi, tal on, võib panna seal nimesid juurde, aga kõik tunnevad ära, kelle oma nad ja kasutab modulaarseid ehitustehnikaid, mis võimaldavad tehastes ehitada suuri konstruktsiooni mooduleid, seejärel koha peal paigaldada. K01 moodulit nimetatakse supermooduliks, kuna see on maantee ja raudteetranspordi jaoks liiga suur ja see ehitati koha peal. Näete, see, mida tõstetakse paika, seda ehitatakse koha peal. Nad on ligi ja see on see eripära. Muidu tavaliselt tuleb reaktor, need suuremad kõik tulevad ühes tükis laevadega kohale ja laevadega sellepärast, et jahutusveed ja tuumajaamad on tavaliselt suurte merede kõrval või selle vee kõrval. Ja see GNN andmetel hakkab Lufengi tehas pärast kõigi 6 üksuse tööle hakkamist tootma umbes 52 teravatt-tundi, mis vähendab standardset söötarbimist ligi 16 miljoni tonni võrra. Ja süsinikdioksiidi heitkoguseid enam kui 42 miljoni tonni võrra. Näete, siin arvestatakse välja oma graafikutega, palju seda CO2 tuleb, süsinikdioksiidi tonnid eraga, need on, aga selle kohta ma ütlen, et tonnid aitavad loodusel ja planktonil ja ookeanides paremini elada, sest need vajavad sinna CO2 läheb ookeani, ookeanist tuleb välja. Nii, järgmise punkti võtsime, näete nüüd siin lahti, see on nüüd siis selle esimese poole. Tuumaregulatsiooni ehitus, näete siin me avalehe nägime ära. Oklol lubati katsereaktor käivitada. Näete, lubatakse juba ära. USA energiaministeerium andis tuumatehnoloogia ettevõttele Oklo loa käivitada oma Grovesi isotoop katsereaktor, mis asub Lockharti lähedal Caldwelli maakonnas Texases. Näete, siin on reede, kuupäevad kõik all on ja võtate värskemat, sest värsket saate alati võtta, sest ma räägin, aeg on konstantne. Täna te ei saa võtta, vana saate, homset uudist ei saa kuidagi võtta välja, see tuleb teil välja mõelda, muidugi võite teha endale mustandi ära ja panete ära, et see on homme. Ja ikkagi ta tuleb täna välja. Inimesed loevad täna, nad ei loe homme. Proovige homme lugeda, mina ei saa. Nii, ja võtame siis selle loa. Läksime nüüd Ameerikasse sujuvalt. Hiinast olime Ungaris, näete, ühe portsuga siis olime. Olime seal Hiinas ja nüüd oleme Ameerikas. See lubamis anti osakonna reaktori pilootprogrammi raames viib lõpule energiaministeeriumi loaprotsessi ja sillutab teed kütuse laadimiseks, käivitamistestideks ja reaktori käitamiseks. Näed, panebki käima varsti. Ja president Donald Trump eelmise aasta mais allkirjastatud energeetikaministeeriumi tuumareaktorite katsetamise reformimise korralduse osaks on selle eesmärk ehitada, käitada ja saavutada energiaministeeriumi lubamisprotsessi abil vähemalt 3 katsereaktori kriitilisust 4. juuliks 2026. Kui te vaatate eespoolt ka, seal oli meil ka sellest juttu ja seda te saate siit Ameerikast vaadata, kuna pärast seal lõpus on
Need load ja käsud, mis pärast Donald Trump tegutseb, sõda tahab ruttu lõpetada Euroopast ära, ta tahab oma majanduse, oma maakera poole või seal käima saada. Ja siin ongi, näete, ta on niivõrd hädas. Ja Groves on väikese võimsusega katsereaktor, mis on loodud reaktori projekteerimise, ehitamise ja toimimise demonstreerimiseks ning tulevaste isotoopide tootmisrajatiste toetamiseks vajaliku käitamiskogemuse omandamiseks. Groves ehitati erakapitalil põhinevalt eramaale. Näete, tehes täiemõõdulisi kaevetöid, ehitustöid ning komplekteerides kõik täismõõdulised süsteemid, komponendid ja kütuse, kas kaubanduslikult hangitud või Oklo toodetud kujul. Tuumaenergia peaesimees Mike Kolb lisas, USA energiaministeerium on põnev, et järjekordne reaktori pilootprogrammi osaleja on loa saanud. Õige soodsa keskkonna loomisel on Oklo suutnud oma edusamme kiirendada ja on nüüd valmis oma tehnoloogiaga järgmise sammu astuma. Nii, saime nüüd selle ära ja tuleme suurele pildile tagasi. Saime selle osa kokku, näete nüüd, üks väike osaliselt on nüüd meil läbitud selle VVN-i küsimustes. Nii et, mis sa arvad, on see vajalik, oli see uudne praegult, et seda vaatasime niimoodi või on ta niimoodi mööda minnes, tuleb ühest kõrvast sisse ja teisest lendab suht välja ja kuulame meie eksperte, kuidas nad möllavad seal Ukrainas ja teevad seal neid ja idanaabrile säru ja peksavad pead või Kremli meelseks ennast või ma ei tea, või olen ma oleks rohkem tuumameelne. Aitäh sulle, Andres. No selles osas, et see ei ole uudne. Me oleme ju oma saadetes korduvalt seda kajastanud ja kajastanud ka seda, et peale Euroopa ülejäänud kõik areneb. Ehk siis Euroopa on stagnatsioonis. Noh, nüüd üritatakse see stagnatsioon uuesti tagasi pöörata, ehk siis nüüd hakkame uuesti neid tuumajaamasi käima tõmbama. Noh, palju õnne selles osas. Et jaa, mul ei olegi siin rohkem midagi öelda, et lähme oma küsimustega edasi. Mis on uut tuumaenergia poliitikas? Mis on uut tuumaenergia ettevõtetega? Palun. Nii, näete. Siin on ka kohe tuleb sisse selline sõna tuumaenergiapoliitika. Ja selleks on ka see lahter seal olemas, sest ma tean, et on olemas poliitiline mõtlemine ja looduslik mõtlemine, aga vaatame, mis siin tuumaenergiapoliitikaga siis on, kes on kõva poliitik. Ta leiab siit kõvasti endale väärtusliku materjali võib-olla ja ühineb ka teadusliku mõttemallidega. Nii et teeme lahti. Nii, ja näete, tuumaenergiapoliitika. Ja see on väga oluline poliitikutele, kes tahavad asjale pihta saada. Üldse, mis maailmas toimub, tasub lugeda, võtke ka see nähtavale, kes siin meil igasugused nõnda nimetatud konkurendid on. Massimeedia on meil konkurendiks kindlasti sel teemal ja siis teised ka alternatiivid, aga ma ütlen, et ei tasuks ikka konkureerida, vaadata ära, sest suurte firmadega, suurte AS-idega, ma nimetan kuningriigid, need on ju kõik suur AS-id, suurfirmad, kus kuningas kamandab, seal ei teki diskussioone, mingisuguseid Paide ümarlaudu, kus mingid erakonnad vestlevad, seal on mõttetu tegevus nendel vestlustel, teatri tegemine, ma ütlen, kui panete mingid vanad teatrid, Otellod ja sellised suured Shakespeare'i ja kuriteo karistus Dostojevski, vot neid
et vaadake, ma olen neid, kui tuleb, läheks kohe vaatama, aga muud istuvad jalg üle põlve, on nagu ekraanil seal nagu laval, küünel esinevad ja mitte midagi seal ei ole. Võite võrrelda neid. Vist oli nüüd see aasta 14, kui võtate esimese aasta oma kusagilt videokaamerat, kas on mingit muutust? Ma ei usu seda, see on naskene ära. Aga vaadake, mis ma siin tahtsin öelda, kindlasti olete kuulnud seda Saudi Araabia, USA allkirjastasid tuumalepingut. Ja nüüd mõelge, kas siin ei ole seos mingi Hormuzi väinaga või midagi muud, et kui on see leping allkirjastatud, hakatakse ehitama, kas tohib pommitada. Ja mõelge, kui meie siin teeksime ükskõik kellega selle tuumajaama, kas või idanaabriga, kas siis idanaabri poiss tuleks pommitama, tuleks meile kallale või paned ameeriklase või Kanada poisiga. Noh, ameeriklane võitleb ka Kanadaga seal, kas meil on seda Kanada poissi siia vaja. No see on kõik poliitika ja näed, me jõudsime tuumaenergiapoliitika juurde, nii et siin on mõelda igal ühel jule palju, kes muud ei viitsi mõelda joomi seaduse peale ja Covidi ja muude igasuguste haiguste peale, katkud, keemiad, kõik need on sõja poolt, need sõjad tehakse, esimene maailmasõda, mäletate, lasti kloori rünnatud, gaasid, kopsud lõhki, siis teises oli ka, näidati tuumapommide plahvatus ja nüüd on ainukene plahvatus see, et kui internet ja need ära võetakse ja marsivad poisid sisse sellised imelikud, humanoidrobotid, tere, ma olen sinu naine või sina oled minu mees, Hiinast tulevad need kummilelud ja kõik on nõus nendega. Või kuidas? See on vahepeal. Ja näete, Saudi Araabia energiaminister ning tööstus- ja maavarade minister Prints, ma ei hakka lugema, see on nii pikk nimi ja Chris Wright, USA energiaminister allkirjastas valitsusvahelise tuumaenergia rahumeelse kasutamise lepingu ja sellega kaasneva kahepoolse kaitsemeetmete lepingu. Näete, ja sisu on siin. Saudi Araabia ametlik uudisteagentuuri SPA avaldatud avalduse kohaselt on lepingu eesmärk edastada kahe riigi vahelist koostööd tuumaenergia rahumeelsel kasutamisel ning hõlpsustada oskusteabe, teadmiste ja tehnoloogiate vahetust, aidates kaasa kahepoolse koostöö tugevdamisele vastavalt kõrgematele rahvusvahelistele tuumaohutuse, tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise standarditele. Tuumaenergia kaupade ja teenustega kaubelda soovivad riigid peavad sõlmima ametlikud koostöölepingud. Näete, need on lepingud kehtivad, USA-l on Venemaaga ja Hiinaga, kõigiga neil on tuuma oma koostöölepingud olemas. Ja USA tõlmavad leping on tuntud kui 123 lepingut vastavalt riigi 1954 aasta tuumaenergia seaduse paragrahv, mis neid nõuab. Näete, mina olen 56. aasta poiss, aga see leping on 2 aastat minust vanem, näete ise ta ja ikka ta kõlbab kasutada. Aga meil peame iga mingisuguse seaduse muudatuse tegema siin ja vahelduseks tooks sellise näite, mul on ka küsitud, et kuidas maanteemaksu saaks suurendada või vähendada. Selleks on lihtne, vaadake tänaval on suvine aeg, sõidavad võõramaa riikide sellised bussid, kus on nagu elumaja, ratastel elumaja. Ja kohalikud siin inimesed, me elame, me maksame ju maamaksu. Kuigi see maja on juba ammu välja makstud ja ostetud mitu põlvkonda, aga maamaks on peal. Aga see buss, mis sõidab ühest tee pealt teise peale, temal ei ole mingit maamaksu. Mõelge. Tema saab seal sissesõidu mingi paberi ja võtab siit kütust, aga süüa ja poes ja mingid teenused ta ei kasuta, võttis söögi oma majaga kaasa
nii et ma arvan, et sellel majal, liikuval majal peaks ka maanteemaks olema ja kohaliku omavalitsusel läheb kuhugi järve või parklasse, seal on maamaks kui ka see elektrimaks, mõelge, siin ei ole ju midagi. Paragrahv on, et 54. siin aatomienergia seadus töötab ja töötab ka edasi. Selline vahemärkus mult on küsitud, et oli, sest ma mäletan, kui see kütuseaktsiis tuli, siis öeldi, et see kütuseaktsiis läheb kõik teede remondiks. Aga ma ei ole majandusmees ja ma ütlen, ma ei usu, keegi ei räägi, kusagilt saadi laenu või kui asfaldit parandatakse või teid 4-rajaliseks või 10-rajaliseks tehakse. Nii et see on selline saust, millest mina kui tehnokraat aru ei saa. Ja ma arvan, et võib-olla siin majandusmehedki suurt aru ei saa sellest. Nii, ja lepingute sisu kohta pole üksikasju avaldatud, kuigi meedias enne 2 riigi teadaannet ilmunud teadetel viitasid sellele, et leping peaks sisaldama sätteid, mis lubaksid Saudi Araabial uraani rikastada. Vaadake Iraaniga ja USA-ga, kui vaatate, võtke või AI ja küsige tema käest, kas on suhteid olnud tuumasüsteemis Iraanil ja USA-l, siis saate vastuseid ise, mis ma siin ütlen. Seda peetakse aga potentsiaalseks tuumarelva levikohuks, sama tehnoloogiat, mida kasutatakse lõhustuva uraan 235 isotoobi sisalduse suurendamiseks. Eespool oli ju, mäletate, küsimus, mis oli kuni 5%, 3–5, hinde kordab tuumakütuse vajalikule tasemele, tavaliselt kuni 5 tänapäeval kogu maailmas töötavate tuumareaktorite puhul. Parem, kui ta on vähem natukene, siis need pelletid ja need ei lagune. Saaks kasutada ka relvadeks sobiva kõrgelt rikastatud tootmiseks. No või muidugi, kui keedame, ma siin jutuks oli, teeme õlle meski või paneme käärima ja siis teeme tast piirituse valmis või on kütusega, näiteks kütusega on ka selline asi, teda on vaja ju kõvemat energiat või masuudi alt hakatakse keetma, pikad tornid, need on need rafineerimistehased, ülevalt tuleb see maagaas esimesse kõige kergemad, siis allapoole hakkavad tulema fraktsioonid, bensiinid, seal lahustid ja masuut või see enne masuuti on diiselkütus ja kui lähete tanklasse, siis vaadake, millegipärast diiselkütus on kallim kui see, mida keedetakse rohkem, ehk bensiin 98 või 95, mina ei saa aru. Muidugi seal võib ka see komponent olla, et see kookoseõli ja see palmiõli, see läks kallimaks, et see tuleb diislile segada, aga on seda vaja sinna segada. Kui meil on rahvast 8 miljonit, võiksime seda palmiõli ja kookospähklid ja neid ise süüa. Nälgivad Aafrika lapsed ja inimesed söövad. Mina söön oma õuna poolt küll ju vabalt. Aga abrikoos mul ei kasva ja kui kasvaks, ma sööks seda ka. Või mis te arvad? Ise mõelda. Nii, lähme siis edasi. Need lepingud peegeldavad meie 2 riigi ühispühendumist USA ja Saudi Araabia kaubandussuhete tugevdamisele ja heaolu tagamisele kodus ning julgeoleku tagamisel meie liitlastele välismaal, ütles Wright, Ameerika poiss. Võite kindlad olla, et need lepingud toetavad tuumaohutuse leviku tõkestamise kõrgemaid standardeid, tuginedes samal ajal maailma parimale tuumatehnoloogiale ja teadlastele, mis on loodud siinsamas Ameerika Ühendriikides. Ta pakub natukene üle, aga kes oma riista ikka ei paku, sellepärast tuumateadlased ja üldse tehnokraadid, nad saavad üksteisest aru, seal nad ei hakka kunagi vaidlema, mis rahvuses sa oled või mis riigis sa oled. Nad teavad, et on olemas Oomi poiss, Oomi seadus, teavad, et on olemas ka muud asjad, et teeks koos tööd ja nuputaks midagi välja. Ja sa neid ei pane ja vahemärkuse võin siin ka pärast öelda või niimoodi on
näiteks meil täitsa old grand emeriitprofessor Endel Ristein sai hiljuti 100 aastat ja temal on väga lihtne, ta teeb ikka arvutiga tööd, mõistus on selge, alustab tööpäevaga kell 5, lõpetab õhtul kell 9, muidugi puhkab ja niimoodi see värk käib. Et ta on tehnokraat, ta ei ole poliitik. Ma ei ole kuulnud, et mõni poliitik 100-aastaseks elab. Tehnokraadil on see võimalus olemas. Muidugi mitte sõja ja pahal tehnokraadil, see, kes pommidega tegeleb ja ta võib kohe märklauaks sattuda ise, sest ütlebki nii Stanislav Leks või selline mees või oli see hoopis teine teadja mees, ütleb, et rahuaja tehnokraat või insener ehitab sõjaaja tehnokraadile insenerile märklaudu. Nii et praegult need rafineerimistehased ja kõik, mis seal idanaabril ja teisel Ormusi väinas või seal on, need on ju märklauad, mida purustatakse. Nii, Saudi Araabia elektri tootmises kasutatakse peamiselt fossiilkütuseid, kuid tuumaenergia potentsiaalne kasutamine, sealhulgas vee magestamiseks, on riigi plaanides olnud juba aastaid. Näete, nad peavad hakkama vett keetma, soolad välja keetma ja vett saada seal ja tuumajaam on selleks väga hea asi. Viimase 10 jooksul on riik sõlminud tuumakoostöölepinguid selliste riikidega. Et vaadake, need hakkavad kõik koos töötama seal, kõik igaüks on Saudi Araabias oma poiss, käpp, nagu öeldakse, sest tal on seal naftat, raha ja kulda ja kõik. Nagu Prantsusmaa, Argentiina, Lõuna-Korea, Hiina, Ungari, Jordaania, samuti Venemaa tuumaettevõttega Rosatoom. Näete, siin ütleb, et siin ei tee riikidega tööd, aga Venemaal on eraldi, näete, tuumaettevõtte Rosatom. Paljud räägivad, et Venemaa teeb midagi, ei ole. Riikides, suurriikides enamuses, Prantsusmaal on ka EDF on tegelikult nende tuumaettevõtte ja Ungari teadlased, need on kõik segamini. Paks teeb, Ungari teeb ka Ameerika, Westinghausen teeb seal tuumajaama Ungari veel juurde. Ja näete, siin on dokument, võite lugeda tuumaenergia assotsiatsiooni Saudi Araabia teabedokumendi kohaselt on Saudi Araabia valitsuse loodud kuninga Abdullah Aatomi taastuvenergialinn, Kakare, näete, linn tehti oma tuumataastuvenergia tegevuskava edendamiseks pidanud läbirääkimisi ka Tšehhi Vabariigi ja Ühendkuningriigi ning USA-ga. Ja nüüd vaatab seda lepingut 123, mis ma ütlesin selle nimetuse all. See on nimetus, mitte nii palju lepinguid ei ole tehtud, vaatab läbi USA kongress. Näete, siin on asi paigas. Ja viimane küsimus, mis on uut tuumaenergia ettevõtetega, näete, ma EDF-ist juba rääkisin siin. EDF pikendab Ühendkuningriigi Heisham 1 ja Harderbooli eluiga. EDF on teatanud, et Heisham ja Harderbooli täiustatud gaasijahutusega reaktorid, tuumaelektrijaamad jätkavad elektri tootmist kuni märtsini 2030, mis on 2-aastane pikendus. Näed, Inglismannid, nagu me siin eelmistes saadetes ka oleme rääkinud, on oma rohepöördega täitsa ummikusse läinud. Ja siin on näha, me oleme ülevalt vaadanud tava ja kõik lehed ära, ettevõtted ja see on tänase saate viimane lõik. Siis läheme uraan ja nende kütustega lõpuni edasi. Siis on see VVN-i kodulehekülje vaatlemine teil täitsa selge, et kui vajadust teeme jälle mingid saateid, kui on, et võib hakata uurima. Nii et EDF pikendab, mida ta siis teeb siin, näete. Otsus tehti pärast üksikasjalikku ülevaadet, mis hõlmas tehnilisi aspekte nagu katelde, grafiitsüdamite seisukord.
samuti tarneahela vastupidavus tööjõu planeerimis. Otsused EDF-i tuumaelektrijaama tootmise lõpetamise kuupäevade kohta Ühendkuningriigis on reguleerivate asutuste ja valitsusest sõltumatu ning need teeb EDF-il litsentsinõukogu EDF Nuclear General Limited juhatuse soovituse põhjal. Enne seda otsus pidi HSHAM ja 1 ja Hartwell pool kütusest vabanemisega alustama 2028. aasta märtsis, tuginedes 2025. aasta septembri ülevaatele. Ja lisaks enam kui 1000 töökoha pikaajalisele toetamisele 2 jaamas võiks nende jaamade tootmisaja pikendamine suurendada tuumaenergia tootmist 2 aasta jooksul veel 2800 teravatti võrra, millest piisaks 8,4 miljoni kodu energiaga varustamiseks, märkis EDF, näites 8,4 miljonit majapidamist kodu saavad sooja. Oleme selgelt öelnud, et meie eesmärk on toota nende jaamades elektrit nii kaua, kuni see on ohutu ja äriliselt tasuv. Seega on suurepärane, et saame kinnitada nende 2-aastase pikenduse, ütles EDF-i tuumaoperaatori tegevdirektor John Monroe. AGR-i jaamad on olnud Ühendkuningriigi turvalise süsinikuvaba elektri tootmise selgrooks 5 aastakümmet. Tuumaelektrijaamadel on aga võtmeroll võrgu stabiilsuse säilitamises, mis on väga oluline, kuna kogu süsteemi juhivad taastuvad energiaallikad. Tänane otsus säilitab stabiilse baaskoormuse ja kodumaise tootmise, vähendades impordist sõltuvust pingelistematel perioodidel. Kui EDF 2009. aastal kompleksi omandas, EDF vaadake, on ta Prantsuse oma või ei ole sealkandis, aga ta on üle rahvusvaheliselt, samamoodi nagu see Rosatom on suur rahvusvaheline, teda ei huvita, kui tal ei ole Venemaal tööd, siis ta otsib väljapoolt, teevad hiinlastele või Kanada või ükskõik teadlased töötavad. Sellepärast on vaja täiustada, sest vana tuumajaam on püsti, ta vananeb. Ja tal on vaja pärast kokku panna, kuhu see kasutamata kütus ja jäädid panna ja kõik kogu aeg on tegevus sellega. Ta on nagu inimese organism. Proovige kuu aega söömata elada, minul ei õnnestu. Ma pean kogu aeg kütust sisse saama ja jäädkütust välja punnitama ja see läheb jälle ringi kuhugile teistele väiksematele putukatele minu pool, nende jaoks väärtuslik toit on see, minul on ta söögikõlbmatu ja vot niimoodi me elame maakera peal, aga kui me pakume oma imelikku toitu näiteks teisele erakonnale, ta ütleb, ta ei taha, siis ta pakub oma jääkmaterjali erakonnana vastu, ma ei saa aru, see on niisugune raske teema minu jaoks, et ma sellega ei kuluta oma kallist aega. Nii, ja ka siin on näete, kuid mitme elu ja pikendamist tähendavad, et 4 neist jaamadest toodavad endiselt energiat ja 3 on praegu kütustest vabastamise või dekomisseerimise eri etappides. No saab jälle võib-olla vaadata, võib-olla läheb ka mõni käima. Kui tuumajaam lülitatakse välja, asendatakse see sageli gaasi tootmisega, ütles Monroe. Kui me tõesti tahame vähendada Ühendkuningriigi sõltuvust gaasist ja säilitada süsteemi stabiilsust, on mõistlik hoida need jaamad töös, et toetada energiajulgeolekut ja meie süsinikuheite eesmärk. EDF-i andmetel säilitab nende jaamade ees hoidmine 2028. aastal umbes 12% Ühendkuningriigi tuumaenergia tootmisest ja gaasi maht, mida nad saaksid pikendamisel igal aastal vältida, võrdub 25 veeldatud maagaasi lastiga. Näete, 25 suurt laeva võivad Hormuzis seista 2 aastat ja ei juhtu midagi. Või 20% veeldatud maagaasi impordist 25. aastal. EDF teatas, et jätkab AGR-i eluiga jälgimist, et teha kindlaks, kas selle edasist pikendamist on võimalik saavutada.
siin ei ole jälgida, siin saab näha, kuidas katelde seinad, kuidas nendel on, seda teevad tehnokraadid. ja see on nüüd viimane, EDF haldab, näete, Ühendkuningriigi 7 tuumaelektrijaama, millest 5 on töös ning 2 on dekomisseerimise järgus. Ettevõte võttis need jaamad üle 2009. aastal British Energy omandamisel. Ettevõte ehitab ka uut Hinkley Point C jaama Somersetis ja Hinkley Point C koopia ehitamiseks Suhpolis on olemas kaugele arenenud plaanid. näete, EDF tegutseb võõras suur firma on Inglise kuningriigis tööl, kuninga juures saab tööd teha ja kui viitsitakse. Tornessi heidma elektrijaamade eluiga selle protsessi osana ei vaadatud üle. Need jaamad peaksid sulgema 30. aasta märtsis, nagu teatati 24. detsembris. Selle kuu alguses teatate Siseval B elektrijaama eluiga pikendatakse 20 aasta võrra. näete, 20 aastat põlvkond tuleb juurde. Kraanid ja muud asjad, mis seal üleval hoiavad, need on vahetatavad. Nüüd, ütleme, need küttevarraste ja nende tõstemehhanismid ja ülejäänud loksub seal omaette. Pärast seda, kui Ühendkuningriigi valitsus ja käitajad EDF leppisid kokku tingimustes surveveereaktor, mis käivitati 1995. aastal, oli algselt kavandatud 40 aastaks tööajaks, kuid nüüd tehti 2035. Tsentri tegelik Chris Shea, kellel on tegutsevates jaamades 20% osalus, näete, mehel on 20% raha selles asjas, ütles, mul on hea meel, et Häissam 1 ja Hardwell jätkavad Ühendkuningriigi energiasüsteemis võtmerolli mängimist veel kauem. Need jaamad pakuvad usaldusväärset ja vähese süsinikuheitmega elektrit, mis toetab Suurbritannia energiajulgeolekut, kaitseb oskustöökohti, toetab vastupidavat majandust. Pärast hiljutisi positiivseid uudiseid, näete, elu ja pikendamise kohta näitab see veelgi olulist rolli, mida tuumaenergia saab jätkuvalt mängida Ühendkuningriigi vajaliku turvalise usaldusväärse energia pakkumise, kuni elektrienergia nõudlus kasvab. Nii, ja tuleme suurele ekraanile, mis mul öelda on, pakkus aga mõned sõnad, näete, ka see laiendab, kõik kipuvad nagu rohepöördest vaikselt valjuma, sest on aru saadud, et asjad, poisid, kõik need on sedapidi natuke räämas, natukene tahavad torud liivapaberit saada, määrad ja auto töötab. Ja kuna siin hiljuti ka oli siis vanade autode näitus, siis võib öelda, et vanad autod sõidavad ja põrisevad küll ju. Haapsalus oli siin kunagi niilist. Nii et, mis sa arvad, Mari? Aitäh sulle, Andres. No sa puudutasid siin matkaautosi, et kui matkaautos elada, siis puudub maamaks, loogiline. Üldiselt sa pead ju tegelikult seda matkaautot ju kuskil hoiustama, et ja temaga ringi liigeldes kaasnevad tegelikult teistsugused maksud matkaautole. Kas või kõige lihtsam, mine sa kuhugi parvlaevale, sa maksad palju rohkem kas või piletitasu, kuna sul on suurem auto. Või siis talle kaasnevad erinevad teemaksud, kiirteemaksud, kui sa liikled erinevates riikides. Et niisugused asjad talle kaasnevad, aga jah, kui sa ostad omale matkaauto selle jaoks, et lihtsalt puhtalt elada seal ja paned selle, ma ei tea, sõbra maa peale, siis loomulikult sul ei kaasne eriti makse sellega. Aga mis siin nüüd puutub tuumajaama, siis ja tuumajaamadega on see teema, et sa puudutasid siin, et sõjad, värgid toimuvad, et mis siis nii-öelda tuumajaamades saab, et
et Ukraina sõda ju meile kenasti näitas, et tuumajaama ei puuduta. Madin käib ümber tuumajaama, no vahest seal mõni pauk sisse kogemata läks, aga tahtlikult teda nii-öelda ei hävitata. Ja sellel on nii-öelda põhjus on ju lihtne, et kumbki osapool ei ole huvitatud globaalse katastroofi tekitamisest, ehk siis kui tuumajaama seal õhku lased, siis see radioaktiivne pilv nagu Tšernobõli katastroofist mäletame, siis see ju tuulega levis igale poole laiali ja siis saavad kõik riigid pihta ja keegi ei ole sellest huvitatud, ka vastaspool. Ja vastaspool ei ole huvitatud isegi sellest, et sa lased selle tuumajaama õhku, aga mis siis sellest maast? Vastaspool ei saa seda maad ju kasutada 100 aastaid, sest see on sisuliselt reostatud maa, radioaktiivne maa, noh. Tšernobõl jällegi taas. Aga ütleme niimoodi, et tuumajaam rahuajal on tsiviilobjekt, aga sõja ajal tegelikult teda kasutatakse strateegiliselt ja edukalt ka tegelikult militaarobjektina. Ehk siis see tuumajaam kaitseb ennast ise sellega, et ta on tuumajaam. Tal ei mindagi niimoodi õhku laskma raketiga, sest noh, jällegi taas globaalne katastroof järgneb. Aga seda kasutatakse ära, et pannakse sinna näiteks moonalaod, võidakse sinna sisse teha, võivad varjata nii-öelda inimesed seal ennast lihtsalt selleks, et see jaam neid kaitseb. Ja noh, ütleme nii, et tuumajaama puhastamine sõjalise operatsiooniga siis noh, ilmselgelt raketiga seda ei tehta, et seda tehakse siis erinevad üksused siis puhastavad siis jaama ära. Et jah, sihuke teema nende tuumajaamadega on. Aga siinkohal me olemegi ju küsimustega oleme lõpusirgel, ehk siis olemegi otsas, et kõike head ja järgmise korrani. Nägemist. Thank you.